Minu kõrval on Kristiine Miilen, Eesti võrkpalli naiskonna nurgaründaja, keda tabas siis selline õnnetu saatus eelmise aasta 2. augustil, et võistlusmängus vigastasid põlve ristati sidet, kumb põlv? Vasak põlv. Nii, ja nüüd see sama vasak põlv on siin meie ees. Näha küll midagi pole, aga me teame, et põlv on hästi paranenud. Ja, põlv paraneb hästi. Tegelikult jah, oli põlv või ristatside ja meniskid ühesõnaga Madis rahutas, kõik on katki, aga tegi kõik terveks ilusti. Et nüüd eile see 6 kuud sellest vigastusest ja siis ehk siis 5,5 kuud operatsioonist ja praegu saan joosta, väiksemad hüpped. Ühesõnaga olen juba täitsa kabe ja saan veits asju ka nagu võrkpallis juba teha. Sa läksid juba tegelikult nagu poole oma klubi juurde ära, praegu tulid lihtsalt mõneks päevaks Eestisse, et ka Spordimehe portaalile see intervjuu anda. Ja siin me siis räägime, aga kuidas su paranemisprotsess on kulgenud või milliste etappidena sa nagu seda enda jaoks paika panid? Alguses oli kõige raskem 6 nädalat karkudel, et see oli aeg, kus ma läksin selle mõttega, ärkasin hommikul, et tuleks juba õhtudeks magamine, et päevad läheks kiiremini, sest väga ei saanud liikuda, vähemalt oli suvi, oli nagu päikseline ja soe, aga see oli kõige raskem, et ma ei saanud, kõik ütlesid, et tee asju, mida sa varem ei saaks teha. Ma ütlesin, ma ei saa liikuda, et ma ei saa põhimõtteliselt midagi teha, et see oli raske. Aga kui sain karkudest lahti, läks juba nagu rõõmsamaks, hakkasin rohkem füsioterapeudi juures käima, jõusaalis sain hakata käima, see oli nagu suur võit, et ma jõusaalis sain hakata käima. Ja siis iga nädal on sellised väiksed võidud, ma ütleks, et alguses teedki seal keharaskusega asju, siis on juba hantlid, kangid. Nüüd siis ma käisin füsio juures, sain selle Alter Chill joosta, mis on see jooksulink, kus hoiab siin nagu üleval ja saad erinevad keharaskuseid. Et siis need kõik väiksed võidud, esimesed hüpped, kõik siuksed ja nagu palju on positiivseid hetki ja see hoiab nagu tuju üleval. Ja nüüd siis olemegi jõudnud siuksesse, ma ei teagi, kas see on viimane etapp, loodame, kus ma siis saan hakata nagu ka võrkpalli tutvustama ja siis seal klubi juures teeme nii jõud kui palju nüüd, et see on siuke nii-öelda jälle veel järgmine etapp. Nii et nüüd Poolas oled saanud nii-öelda palliga katsuda? Jaa, sain, issand nii tore oli kohe pandi seal siukseid lihtsamaid palle vastu võtma ja alguses natuke roostes oli, aga ei olnud isegi hullu. Siis eile sain kasti pealt lüüa juba, et esimeseks kaitses ja ma saan väiksemaid kaitseliigutusi teha, ma saan tõsta, et selles mõttes iga päevaga aina rohkem ja mulle meeldib, et see klubi ja see treener nagu üritab mind tiimiga hoida, üritab mind kaasata, et see on hästi tore, et on väga-väga vastutualikult olnud ja see kliinikus ma käin on tõesti, seal on üks füsio, kes on guru, et ta on tõesti hea ja ma arvan, et seal ma olen tõesti heades kätes ja saan terveks. No samas klubis mängib ju Kertu Laak ka, nii et teil on koos seal kahekesi mõnus. Ja ma elangi Kertu juures, nüüd olemegi 10 päeva nii-öelda korterikaaslased, ma ütleks väga tore on olnud, et täna hommikul tema lendas Krakowist Milanosse, kus neil on see euromäng homme ja siis ma lendasin Eestisse ja siis me saame nädalavahetusel kokku Danskist, 1 tund on ühe tunni kaugus on siis Poola karika Final Four ja siis ma lähen seda vaatama ja siis ma kavatsen jääda hoia lõpuni sinna ja proovin ennast nii terveks saada kui võimalik selle 3 kuuga. No mis hetkel sa tundsid, et selline nagu murdepunkt on saabunud, et nüüd sa kindlasti saad terveks ja kõige hullem on möödas? Ma arvan, millegipärast neid momente on varem ka olnud või ma ei ole kordagi kahelnud, et ma ei saa terveks, aga lihtsalt eelmine nädal, kui ma läksin tõesti selle füsio juurde, kes nii põhjalikult vaatas ja Eestis rõutid seda, et sa pead saama tugevaks ja jalad võrdseks, aga seal vaadati ka see, kuidas ma liigun, kuidas mu jalg liigub, kuidas mul hüppeliiges on, kuidas mu puusad liiguvad, et see ma nägin, et tõesti tegeletakse minuga ja soovitakse, et ma saan terveks, et siis kuidagi see oli siuke, et okei, nende inimeste abiga ma saan terveks, et selles mõttes see poole minek, ma arvan, oli hästi vajalik ja mul on tõesti vedanud, et klubi oli nagu vastutulelik ja pakub mulle siukest võimalust. No alati selliseid hetki kasutatakse tihti ka, et mõnes asjas veel paremaks saada, kui enne olid, et oled sa nüüd võrkpallurina mingis elemendis äkki veel parem kui enne vigastust oli? Veel kindlasti ei ole, sest ma olen ju ainult mõned trennid saanud teha, aga seda ma olen treeneriga öelnud, et ma sooviks siukseid võib-olla mingitele kindlatele detailidele
mida ma saan jalad maas või ilma hüppamata teha, et neid nagu kordusi juurde saada, ma ei tea, õlaliigutus või alt sööd või sellised vastuvõtu elemendid, mida ei peaks, et ma ei pea hüppama, et kindlasti sellega saab nagu vaeva näha ja ma arvan, nüüd nende kuude jooksul me töötamegi nende kallal. Ja ootad kindlasti seda aega ka, et millal saaks siis hüpata ja õhust palli lüüa. jah, sinna saab veel aega, aga ma kuidagi üllatavalt rahulik olen sellega, et ma tean, see aeg tuleb, aga lihtsalt ennem tuleb need esimesed etapid nagu korralikult ära teha, et otseselt mul ei ole kiiret, et teoorias ma pean olema augustiks valmis, kui algab see nii-öelda eelhooaeg, et selles mõttes on, ma arvan, kõik on praegu nii, nagu ta peab olema. No sa oled ju selles mõttes ka hea sportlase heas, 29-aastane kogemustega võrkpallur ja nii-öelda kõik on veel võimalik. Mis tasemega see Poola klubi on, kus sina ja Kertu mängite? No sellel aastal on neil eesmärk jõuda finaali. Eelmised aastad on olnud 4. ja 3. vist. Et ma ütleks jah, Poola liiga võib-olla mõne viimast aastat on natuke nõrgemaks läinud, sellepärast et head poolakad võetakse ära, türklased võtavad nad ära, sest nad maksavad juba rohkem. Et siis ma nii-öelda, ja kuna sul on ainult 3 välismängijat lubatud, siis nad täidavad poolakate kohad nii-öelda keskmiste poolakatega, et ma arvan, et liiga on natukene langenud, aga see klubi, kus me Kertuga mängime PSK peale, ma arvan, see on meie mõlemale õige koht, saame palju mänguaega, saame vastutust, meid tõesti usaldatakse ja ma arvan, et see on nagu oluline ja eks vaatab, mis tulevik toob, et kindlasti Poola liiga on, mängitakse eurosarjasid, meistrite liigas on klubi, et selles mõttes on nagu nähtavust selle liigal kindlasti on. Ja siit ühtlasi siis Eesti koondis, sina Kertu ja kõik teised ka tüdrukud, kes seal on, et Eesti naiste võrkpallikoondist peaks ka nüüd uus tõus vasti ootama. No loodame, et kui need noored, kes siin on, saavad natuke küpsemaks, vanemaks, mängivad välisliigades, siis ma arvan, et see tase tõuseb. Hetkel on kindlasti väike mõõnaperiood, et see vanemad mängid on ära lõpetanud ja noored ei täida nende saapaid võib-olla veel. Aga eks ma arvan, igas spordialal, igas koondises see käib üles alla, et lihtsalt läheb natuke aeg ja nüüd me ootamegi suveks peatreeneriks tuleb, et see ei ole veel välja kuulutatud, et konkurss vist on lõppemas, et eks siis selle järgi vaatame ka, mis suvel saama hakkab. No nüüd sa siin Eestis mõned päevad oled ja kodulinnas Viljandis ka, aga trenni teed iga päev ikka. Ja jõusaalis, praegu ma siin palli ei saa teha, siis pole kellegi teha, aga jõusaalis käin ja räägin, mul oli viimast päevad väga-väga intensiivselt seal, et siis ma otsustasin, ma täna kindlasti puhkan, et seal see, et sa vigastatud jalad ei tähenda, et sa trenni ei saa teha, et see, ma tunnen, ma teen isegi nagu tundide arvu, ma teen rohkem kui see, kui ma oleks tiimiga. Et need seal kulub kliinikus aega ja seal korralikult piitsutatakse. No ühesõnaga võrkpalli sa jätkuvalt armastad, võrkpall on võrratu ja õige pea siis on oodata siin nagu täis jõuga võimsusega taas väljakule sinna nurgast ründama. Loodame veel paremana kui enne. Aitäh, Kristiine, ja soovime kiiret paranemise jätku ja vormi tõusu. Aitäh!